Tere Sile spordikeskuse saalist. Tere tulemast esimesele poolfinaalmängule meistriliiga, saaliliiga ja täna kohtuvad Bunker-Partner ja Kopli lõi tegelikult õigesti tagumisse nurka ja nüüd Nuko ja esimene värav on sündinud, 1:17 on mängitud ja Deniss Nukov saadab esimese palli Kopli kulbeti väravasse suhteliselt kiiresti, seis Bunkeril meeldib palliga mängida ja siin kohe mängu alguses nad seda näitasid ja Ervin Stjuh teeb seisuks 2-0. Mängitud 3:46 ehk siis neljas minut Ervin Elhi palliga. Vadim Aksjonov siin ees tipuründaja kohal otsib koha ja leetakse ja Trevor Elhi ei kasuta 100% võimaluse. Vaatame kordusest Trevor Elhi ja Ervin ikkagi lubab tal edasi mängida. Kaotati Nesterovi, Nesterov lööb Boskinile pihta, Mark Boskin tõrjub, teine kõrgusest sellel söödul Marek Naal ja Deniss Nukov, Artjom Tihonov, tõrjus, seal jah, eksib Nesterov, kiire sööd sinna eesele, aga nii kaugel, kui me otsime kordust, ikkagi lüüakse kolmas värav. Kohe kordusest vaatame, kes on ka värava lööjaks, sest minu pilk oli suunatud ekraanile ja ma ei näinud, kes lõi. Sauti ei ole kiire või poolkiire ja vaatamata sellele ikkagi mängitakse lahti ja Penning teine väravasööd ja vaatame kordusest, jälle standardolukorda. Kas jah, Boris Podubny suutis palli enda võistkonnale jätta sööd Nesterovile, ei. Aga nüüd, kas jõuavad löögini, seal nii palju mängijad on 6 meetri sees, karistusala sees ja Quevedo lükkab, kas jõuab Jevgeni Merkurjev? Ei jõua ja Quevedo saadab viienda palli Kopli väravasse ja seega seis on siis 5-0, mängida 7-19 ehk siis Quevedo lõi värava, tuli mäng Margilt. Kas tuleb täna, sest mängida on veel piisavalt ja tavaliselt kui ja ikkagi Mark Kolosov lööb ühe värava tagasi ja seisuks 5-1. Mängu lõpuks juba väiksem ja muidugi raskem ka, aga Anton Penning saadab 6. palli Kopli võrgusse ja seis on 6 võitja. Seisud on, vaatame, Boskin, Podubny jõudis blokeerida ja nüüd Jose Ignasioga värav on endiselt tühi ja siin tühja väravasse lükkab Anton Penning 7. värava ja Podubny läheb pingile ja Penningu teine värav. Aga nüüd Koplil on võimalus, Mark Kolosov, Mark Boskin ja need viimased sekundid 19-17, Ervin Stjuh lööb ja lööb 8. värava. Ervin Stjuh lööb oma teise värava tänases mängus ja teeb seisuks. Jah, Trevor või ikkagi läheb. Ei, Kirill Šustov näitab, et ei mängi rohkem ja seega siis teine poolfinaal on lõppenud 8-1 Tallinna Bunker-Partneri kasuks. Väravate autoriteks täna on Deniss Nukov 3 väravat.